Esimene uskumus, millest me räägime, on see, et raha ei tee õnnelikuks. Ja mis see tähendab siis? Et paljud inimesed millegipärast usuvad ka või on kusagilt oma elus kogenud seda, et raha tekitab tülisid ja probleeme. Ning seetõttu kas siis teadlikud või alateadlikud väldivad raha omamist. Ja ma ei usu, et see nii palju teadlik on, aga pigem võib olla see alateadlik just sellepärast, et kui sa kunagi näinud, et näiteks su vanemad tülitsevad raha pärast või keegi teine tülitseb raha puudumise pärast, siis sa saad, et see raha on vastik ja halb teema. Ja see võib kaasa tuua siis selle uskuvuse, et kui mul on raha, siis sellest tuleb ainult jaba. Ja mis see nagu teadses elus tegevusena kaasa inimestel toob on see, et näiteks ma käin tööl, saan palka ja siis enne, kui tuleb järgmine palgapäev, on mul juba kõik raha ära kulutatud või juba isegi poole kuu pealt on raha otsas. Lihtsalt sellepärast, et ma jumala hästi palju ei oleks mingisugust üleliigset raha. Ja see teine uskumus on võib-olla veel sellega seotud ja mis ongi see, et kõik raha, mis sa teenid, on mõeldud ära kulutamiseks. Ja ma ei usu, et asjad niimoodi käivad või õigemini võivad sinu jaoks või kellegi jaoks niimoodi käia, aga selle tulemus ongi siis vaesus või siis ütleme keskklassi elu. Ja selleks, et saada jõukaks ja rikkaks, on meil vaja natuke teistmoodi käituda ehk siis elada alla oma võimaluste, aga üle oma vajaduste. Kuigi vahest propageeritakse alla oma vajaduste elamist, aga mulle see mõte nagu ei lähe kuidagi peale. Aga alla võimaluste elamine tähendab minu jaoks seda, et kui ma teenin kuus või tekitan kuus juurde 1000 eurot, siis ma ei kuluta kogu seda raha ära, vaid kulutan ära näiteks ainult 500. Ja kui see katab nagu minu vajadust ära, siis nii ongi. Siis see ülejäänud raha jääb üle, ma saan hakata seda investeerima ja panna aluse sellele finantsvabaduse poole liikumisele. Ja see, kui inimesed kulutavad nagu kõik ära, siis ei saagi siit nagu mingisuguseid samme tulla või me ei saagi nagu kuhugi jõuda. Aga see tundub nagu nii loogiline, et küsimus ongi see, et miks ikkagi paljud inimesed valivad selle tee, et kõik ära kulutada. Aga ma usun, et see on ühe selle uskumusega seotud, ehk see raha ei tee õnnelikuks ja siis püütakse rahast vabaneda või raha hulka siis vähendada. Aga mis seal ikka, kohtume järgmises videos ja räägime järgmisest uskumusest.